Ma ei ole tükk aega siia linnahalli taha sattunud ja oma suureks üllatuseks, kui ma siia jõudsin, märkasin ma, et siin on vahepeal kõvasti täiendusi tehtud. Näiteks on minu selja taha kirjutatud Hiina märkidega harmoonia ja igavik, mis ei ole minu jaoks sugugi ootamatu, sest ülikoolis töötades ma näen väga palju noori inimesi, kes proovivad oma maailma just Hiina ja Jaapani mõtte kaudu hakata mõtestama. Aga minu jaoks on ta üllatav sellepärast, et kuna ma omal ajal siin samas kandis õppisin Kalamajas, käisin loenguid kuulamas, siis sattusin ma tihti tegelikult siia linnahalli taha koos sõpradega ja kunagi me siin midagi sellist ei märganud, see maja oli veel tollel ajal suhteliselt korras. Ja see on pannud mind mõtlema selle peale, et kui peaks valima Jaapani traditsioonist ühe sõna, millega kogu seda olukorda saab kirjeldada, siis see oleks ilmselt püsitus, mis on budistlikus filosoofias alati tähtsal kohal olnud. Sest sellel ajal, kui see linnahall ehitati, mitte keegi kunagi ei mõelnud, et ta jääb sedamoodi tühjaks, sellise tondilossina seisma, et neid seinu katab graffiti, et siit treppide vahelt kasvavad välja taimed, kivi kattub samblaga. Aga see on ometi just kõik see, millest Jaapani püsituse filosoofia on kogu aeg rääkinud. Et maailma iseloomustab muutumine ja see, et millelegi ei saa päriselt kindel olla. Ja seepärast mulle tundubki, et see linnahall praegu on teatav püsituse monument. Et see on see koht, kuhu me võime kõik tulla, ta on teatav altari kujuga või sellise templi kujuga ka. Me võiksime ta ümber nimetada püsituse templiks. Ja tulla kõik siia harrastama budistlikku praktikat, mida nimetatakse püsituse vaatlemiseks. Ja püsituse vaatlemist tähendabki seda, et me saame aru, et mida iganes me ette ei võta, kõikide asjade ots on ühesugune, aga samas see ei ole mingisugune pessimistlik maailmavaade. See, kui me teame, et mingi asi on ajalik, siis me oskame teda temas täies ilus hinnata, kui me teame, et kirsiõied õitsevad ära, siis me saame paremini aru, kui hinnaline on see hetk, kui ta on parajasti täies õies. Ja seetõttu selline kaduvuse tajumine on väga oluline asi, ma arvan, iga inimese igapäevases elus.